mina olen Kaisa ja mina olen siis bikiini fitnessi võistleja ja tere tulemast Sparta spordiklubisse, kus ma siis näitan teile, täna on mul õlapäev, näitan teile kõik harjutused ette, natuke räägin ka. Enne veel, kui me läheme trenni juurde, enne veel, oota natuke veel, ma veits veel vaata. Anyway, 7. september taos endale siia kohta, sellepärast et kõik noored, 14–19 aastased, tulge kõik siia, ma hakkan teile andma loenguid, ma teen teiega koos läbi kõik trennid, õpetan teile selgeks jõutreeningu A ja O ja anyway, veedame koos aega ja teeme huumorit ja ühesõnaga 7. september, näeme! Nii ühesõnaga õla surumise tegime ära, täna on siis see projekt õlg täiega rihmaks vaata ja teine harjutus on siis lendamine, mina teen seda hetkel põhimõtteliselt siis ühe käega ainult ja sellises asendis, et isoleerida rohkem õlga ära. Siis me hakkame tegema nüüd õla tagaosa, ehk siis siit. Anyway, seda on võimalik teha siis aparaadi peal või antlitega. Kui antlitega mul eelmises harjutus, mis seal põhimõtteliselt kavas alles oli sees, siis ma teen seda lihtsalt vahetuse mõttes siin masinaga. Ühesõnaga, see on üks harjutus, mida ma räigelt vihkan, sest see on nagu räigelt lihtne asi, aga see on nagu räigelt raske harjutus. Ühesõnaga, näete ise. Siin on ühesõnaga, kui sul veel mingit energiat kuskil on jäänud, siis ühesõnaga tõmba see jutti ära ja ürita mitte surma saadana. Ühesõnaga, see ongi kogu harjutuse pointna. Järgmiseks harjutuseks on meil siis rööbas puude peal surumine. See on siis minu maailmas nagu kõige raskem triitsa harjutus nagu üldse. Et naistele, kes mõtlevad, et neil pole vaja triitsepsit treenida vaata, siis tegelikult on küll, sellepärast, et mida paremini on treenitud see triitseps, siis sul kaob ära see lehvitaja lihas siin vaata.